Tere tulemast Eesti Lionite podcasti Lahkus loeb. Meil on täna rõõm vestelda Brigitta Lehviga LC Tallinn Reval klubist, kes on olnud Lionite liikumise aktiivne liige juba 23 aastat. Alustas siis 2001 aastal ja on praegu teine asekuberner. Ta on olnud tsooni ja regioonijuht ning 5 aastat liikmete toimkonna esimees. Tema eestvedamisel on loodud 6 uut klubi, sealhulgas 4 naiste ja 2 segaklubi. Brigitta on 2 korral pälvinud ka aasta Lioni tiitli. Aga siis alustame algusest, et mis tõi sind Lionite liikumise juurde ja kuidas leidsite LC Tallinn Revali klubisse? Tere Merilin, tere kuulajad, tere Lionid ja mõnusat uut hooaja algust teile klubilises liikumises. Kõik asjad on juhuslikud. Täiesti tavainimesena tol ajal 23 aastat tagasi ei teadnud ma Lions liikumisest mitte midagi ja ma sattusin tegelema poes kerjavate noortelastega, 2 poisiga, kuskil 10 aastat olid nad sel hetkel vanad ja meil oli tänavalapsi hästi palju tol ajal ja siis nad võitsid minu südame ja ma hakkasin nendega täiesti regulaarselt kokku saama, leppima kokku, kus me kohtume ja nii edasi. Ja minu töökaaslase mees oli olnud kuberner ja Lions liikumises, siis kutsus mind tulema sellesse liikumisse kaasa, et me saame koos teha palju rohkem. Ja tollel hetkel... See ongi see mõte, et nagu koos teha. Ja tollel hetkel mul ei olnud ühtegi muud mõtet, miks ma tulin. Ma ei mõelnud sellele tohutule panusele kogukonda ja sõpruskonna ja mida ma võiksin kõike sellest liikumiselt saada. Aga ma tahtsin muuta midagi ja kuna Eesti oli noor, siis see oli nagu võimalik. Ja kuna ma töötasin ka raadios tollel hetkel, siis meil oli võimalus sponsorite abiga hästi palju Trio raadiogrupiga teha erinevaid üritusi, erinevaid heategevus selliseid asju koos sponsoritega ja tegelikult sellest sai alguse minu see Lions liikumine. Ja kuidas Revaliga seotud? Ja mind kutsuti alguses klubi Harusse, kus oli meie klubi ise oli 20 pluss aastat vanemad naised. Tollel hetkel olin ma 20 ise. Nii noor ja meie nende noortega otsustasime, et me tahame ikkagi oma klubi teha, et 2 aastat me panustasime sinna teise klubisse ja siis me otsustasime, et meil on rohkem sõnaõigust ja võimalust kirjutada erinevaid projekte ja ise rohkem kaasa lüüa ja teha. Nagu noored ikka tahavad, siis me tegime uue naisteklubi nimega Reval. Väga põnev alguslugu. Ja ma olen väga tänulik, et see tuli nii noorena, sest ma arvan, et minu empaatia ja sellise energiaga ma oleks sattunud varem või hiljem kuhugi mittetulundusühingusse. Aga kuna see tuli sellise läbi suure organisatsiooni, meil on 4 miljonit inimest üle maailma, meil on 200 erinevat riiki ja ma sain nii palju tohutult kogemusi ja Trio raadiogrupp oli ka tollel ajal seotud hästi palju Ameerikaga, uued omanikud olid tulnud ja mind saadeti ka sinna Tallasesse ja õpingutele 3 nädalaks. Ja siis ma kasutasin väga seda Lions liikumist ära. See oli väga hea näide praegust tegelikult. Ja kuna mul oli 3 nädalat ja ma olin üksinda seal riigis, ja siis õppisin raadio reklaamindust ja juhtimist, siis ma võtsin ühendust kohaliku Lions klubiga ja sattusin kohaliku naisteklubisse ja hästi põnev, et täna siiamaani on osad minu tuttavad. Ja reisides on väga palju tasub võtta ühendust. Ja, see on väga motiveeriv. Oled olnud Lionite liikumises juba 23 aastat, et mis sind motiveerib sellesse panustama ja heategevusega tegelema? 23 aastat on hästi pikk aeg, et inimestel eluetappides on väga erinevaid perioode
selle ajases on nii minul sündinud 2 last, kui meie klubil kokku, üks päev ma lugesin vist 26-27 last, et me oleme terve klubitäie lapsi selle 20 aasta jooksul siia ühe klubitäie sünnitanud ja need ajad on erinevad, et minu lapsed on harjunud käima klubiõhtutel, nad on harjunud, mulle see osa nagu meeldib väga. Ja, sest pere kaasa võtta. Ja mulle meeldib, et nad on käinud klubiõhtutel, nad on käinud, tollal olid lastekodud, nüüd need nimetakse asenduskodudeks, nad on käinud Diakoonia haiglas kaasas, mis mõni ütleb, et oi, see on nii kohutav lapsele. Tegelikult on see ühiskonna normaalne osa. Minu põlvkond ja veel vanemad on nõukogude aja lapsed ja siis meil ei olnud puudega inimesi ja ratastooli inimesi meil ei olnud ja vaimuhaigeid meil ei olnud ja kõik pandi luku taha. Et tegelikult on see ühiskonna normaalsus ja meil võiks olla palju rohkem inimesi ratastoolidega tänaval ja puuetega lapsi loomaaias. Aga täna ma ikka kohtan seda, et kui ma näen inimesi sellise puudega lapsega, viimati näiteks loomaaias, siis teised inimesed käivad ringiga mööda. Et tegelikult on täpselt samasugune laps ja ma olen väga tänulik, et minu lapsed on kasvanud sellises keskkonnas, kus nad on puutunud nendega kokku. See on nende jaoks tavaline normaalsus. Et see on nagu väga suur pluss. Ja see sind motiveerib ja innustab. Ja see tänu muidugi. Just, tänu. Tagasiside. Just. Muidugi, kui sa teed head, isegi kui sa naeratad tänaval või viimati ma jäin seisma, kui üks laps tuli, vabandan väga lapsevanamees, kes kuulab, et kui Kiilis teised lapsed jooksid rataste ja tõuksidega üle tee ja üks laps tuli ilusti, võttis selle tõuksi ja käe kõrvale ja läks üle tee, siis mina olin see, kes jäi seisma ja tänas seda last ja andis talle 2 kommi, mis mul parajasti autos olid. Ma ütlesin, et sa ei pea seda võtma, aga ma olen nagu nii tänulik autojuhina, sest mina ei näe, kui teie tulete ja jooksete. Et lihtsalt väikesed asjad. Selleks, et head teha, sa ei pea olema rikas, sul ei pea olema miljoneid. Sa lihtsalt tunned siirast huvi inimeste vastu. Ja liigume siit edasi, et sul on olnud väga tähendusrikkaid rolle ja ameteid Eesti Lions liikumises. Kuidas on need kogemused sind kujundanud ja milliseid väljakutseid oled nendes rollides kohanud? Väga põnev oleks teada. Jaa, ma olen olnud suures ettevõttes juht juba väga noorena, aga kui ma sattusin juhtima vabatahtlikke, kui me tegime Revali Lions Klubi, siis ma olin charter president ehk nii-öelda asutaja president. Ja ma pakun 24 olin siis juhtida sinust vanemaid inimesi täiesti vabatahtlikke, kellel ei ole leping, et nad peavad sulle alluma ja nii edasi, et nagu te teate, siis on inimesi, kes töö juures, eks ole, noogutavad ja siis neid, kes ei nooguta ja need, kes noogutavad, nendel on pangalaen. Aga vabatahtlikega on see lugu, et nad tihti ei nooguta ja neid sütitada midagi tegema on võib-olla palju raskem ja väljakutsuvam vahest, aga see annab endale palju rohkem sellist, kui sa lõpuks oled suutnud inimesed sütitada midagi tegema ja sinu projekti või mõttega või nad enda mõttega suuta juhtida teisi inimesi kaasa minema, et see on väga põnev väljakutse. Ja juhina ja sellise ma olen ka lõpetanud psühholoogia, mind väga see inimene huvitab mitmel tasandil seetõttu. See on hästi põnev, et ma kõigil soovitan, kes täna mõtlevad, et see klubi presidendi roll, et see on selline privilegeeritud, et sa käid kett kaelas ja sa pead juhtima neid koosolekuid ja käima üritustel. Tegelikult on see väga põnev. Ma soovitan kõigil, kes vähegi tahavad võtta see 1 aasta ja teha see eneseareng läbi. See on hästi põnev. Põnev, siis oskad sa veel täpsustada, mis see on väljakutsuv iseendale. Ja, et kui sa just tahad seda on ju väljakutseid vastu võtta või? Ja tegelikult klubi presidendist sõltub väga palju nii-öelda klubi tervisest.
et kui palju sa näed nende klubi inimestel sära silmas, kui palju nad tahavad kaasata ja teha asju. Ja kui on probleem, siis tegelikult klubi juhtimine ei ole küll päris ettevõtte juhtimine, aga selline õppiva organisatsiooni käitumismall on heategevusklubis teretulnud. Kui on probleem, minge rääkige sellesama klubi liikmega, kes ei käi võib-olla klubiõhtutel, kes ei võta osa mingitest asjadest, võib-olla tal ei paku see heategevus ja võib-olla tal on täiesti omad mõtted, miks ta seda klubi asja teeb ja miks ta tahab olla selles, miks ta tuli sellesse klubisse. Et kõigile võiks leida sellise rakenduse ja siis on väga mõnus see klubi õhkkond. Ja samas presidendina ka saab oma projekte nii-öelda läbi viia, et kui sul ongi oma ideid hästi palju ja sa tahad neid rakendada. Ja. See on ka... Ja kubernerini ka. Just. Tule hetkeks. Et ma loodan, Revali klubi on hästi tugev naisteklubi ja meie võib-olla oleme natukene teistmoodi klubi, et me võib-olla ei küpseta pirukaid ja pannkooke mingitel üritustel, aga meie väga tugev külg on viia sponsoreid kokku ja abivajajaid kokku. See on oluline, ja kui oli meil siin COVID, et paljud klubid ei saanud teha kokkusaame, siis meie klubi oli kõik veebis olemas, igaüks oma kodus ja rääkisid ja olid üksteisele toeks, et see oli väga, väga tore, aga selle COVIDi ajal meil tekkis väga palju uusi võimalusi ja ideid, mida me siis kasutasime, et viia neid hotelle kokku suurperedega, kes hakkasid remontima ja just neid abivajajaid, et meie klubi eelkõige tegeleb sellise sponsorluse ja abivajaja kokkuviimisega. Ehk tegelikult on selle alus märkamine, mis on minu elustiil juba pool nüüd läks elu. Just, oli ära. Siis järgmine küsimus oleks, et sa oled olnud väga aktiivne uute klubide loomisel, olles aidanud luua 6 uut klubi. Et millised on olnud suurimad väljakutsed või siis õnnestumised seoses uute klubide loomisega? Jah, ma pean nentima, et võib-olla mul on olnud lihtsam naisi kaasata. Me oleme need 2 segaklubi teinud. Mul oleks väga hea meel, kui tuleks selline meesteklubi veel meile punti. Et kui vanasti Lionid olid ainult meeste liikumine, naisi ei olnud üldse lubatud, et aastast 1989 tuli esimene naine üldse Lions liikumisse. Ja see oleks nagu täna selline tore. Aga väljakutseid, ma arvan, et need, kes tahavad, need tulevad ja see, kui sa pakud inimesele mingisugust lahendust tema elus, kes otsib parajasti, lapsed on välja kolinud, otsib uut tegevust. Välismaal on väga tavaline, näiteks golfiklubi teeb oma Lions klubi, on mootorratturite klubi, on mingi tennise huviliste klubi, et on väga, väga palju erinevaid. Ja Eestis on hästi palju selliseid väikeseid maakohti, kus tegelikult esialgu tundub, et seal ei saa Lions klubi teha, aga nad hoiavad kogukonnas kokku ja see, mida nemad kogukonnale panustavad, see on nagu väga äge ja nad teevad seda tõesti hingega, nad on elanud seal kas terve elu või nende esivanemad on elanud ja nad tahavad panustada just sellesse kogukonda, et see on väga, väga äge. Ja see on üldse keeruline. Et siis on juba sellistel näidetel, neil on juba oma network olemas seal all. Ja nad ise kutsuvad üksteist juurde. Nagu sõbrad. Ja see, mida nemad väikeses kogukonnas tegelikult selle küla või aleviku või mille jaoks teevad, et see on nagu väga märkimisväärne. Oled 2 korral pälvinud aasta Lioni tiitli. Et mis tunne on saada selline tunnustus? Ja kuidas see sind edasi motiveerib? Noh, kui ma nagu sa ütlesin, et Lionitel on hästi palju tunnustusi. Sellist tunnustust ma ei oleks nagu kunagi oodanud. Et kui sa said selle? Ja, et ma olen saanud sellise teenetemärgi ja väiksemaid tunnustusi
ja tänukirju ja see tuli mul tõesti üllatusena ja hoopis teine klubi näiteks viimane kord seadis sellele, et loomulikult, kui sa oled 20 aastat midagi teinud, siis see on nagu väga äge, kui 1100 inimest sulle nagu plaksutab ja kaasa elab, et see on tõesti usaldusväärne ja see on äge. Jah, just usaldus. Et kui sulle nii palju nagu usaldatakse ja mis meil laiandite juures meeldib, on see, et ma oleks võinud ju liituda ükskõik millise mittetulundusühinguga. Tõenäoliselt ma oleks kellegi leidnud, arvestades kui empaatiavõimeline. Ma oleks mingisuguse mittetulundusühingu otsa varem või hiljem juhtunud. Aga see Lionite organisatsioon, ma võib-olla juba kordan, ja nii palju riike, et see on selline nagu kiirendi, ütleme, et kui ärimaailmas on startupide Silicon Valley, siis ma ütleks, et see on heategevus Silicon Valley ja kiirendi. Et ma olen väga tänulik, et ma sellele jõudsin, sest ma oleks palju asju teinud väga valesti ja ma ei oleks saanud nende kõikide inimeste kogemust, Eestis 1100 inimest, pluss nii palju, kui sa ise abi küsid USA-st, Põhjamaadega me suhtleme hästi palju täna, et nende kogemusi küsida teiste inimeste, mis teised klubid on teinud, et seda ma ei saaks sellises väikses mittetulundusühingus või mingis klubilises omaette, kui ma kuskil teeksin. Et see on minu jaoks suur väärtus. See on väga oluline, jah. Ja muidugi see tunnustuste hierarhia ka. Sellepärast nad ongi, on ju. Jah, et see on siiski 100 aastat tagasi välja mõeldud, seda on täiendatud. Noh, midagi ei teha. Kuidas on LC Tallinn Reval tegevus mõjutanud kogukonda või keskkonda või siis piirkonda? Ütleme, et Tallinn on väga suur piirkond. Klubi on 20+ aastat vana, 21 sai nüüd 20. augustil, et see piirkond on liiga suur, aga see mõju üksikindiviididele, mida me oleme teinud ja panustanud. Me oleme 2 last näiteks täiesti algusaastal päästnud ära lastekodusse minekust. Ehk ajanud korda kõik paberid, kõik toetused, mida neil oli võimalik, makstud nendes kortereid, üüripindasid, olnud neile toeks, käia nendega poes, kuidas osta asju, mida teha. Et kui ema neil suri vähki, et selles mõttes sa teed selle üksikindiviidi jaoks, et meie jaoks võib-olla Tallinn on selline lai mõiste, et me oleme kõik kolinud, kes elab Viimsis, kes elab kuskil teises, et linna ääres, et 20 aastat on pikk aeg, jah, Aga sellist suuremat laiaulatuslikku mõju siis mõnest projektist või? No näiteks viimane oli meil, me korraldasime koostöös Draamateatri ja Eesti Vähiliiduga selle bussi ja 2 tunniga oli Lehman Brothers Draamateatris välja müüdud 1,5 korda kallima hinnapiletiga. Ja eelkõige me toetasime siis Eesti mehi, et Eesti mehed käiks Vähiliidu bussis ja kontrollis ja saaksid seda teha ükskõik kus Eesti otsas. Et jah, me seisame Eesti meestest. Et nad meil kaua oleks. Naisteklubi. Me ei saa ilma nendeta. Ei, keegi ei saa. Ja, et mehi jätkuks kauemaks. Aga mis on veel mõned suuremad projektid, mis sa oskad värvikalt välja tuua? Loomulikult me tegelesime Maarjamäe, Tallinnas on lastekodu, Maarjamäe asenduskodu ja seal oli ühed kaksikud, seal on selline peresüsteem, 6 last ja siis pereema ja tädi. Ja siis me tegelesime 18 aastat selle ühe perega ja käisime ka remontimas nende 18. Ja käisime remontimas nende elutubasid ja õpetamas tegelikult sellega koos nendele lastele, kuidas remontida ja kuidas tapeeti panna ja kuidas tapeeti maha võtmist lastekodu lastele, asenduskodu lastele. On täna viisakas öelda, ei õpetata selliseid asju. Ja nad tegelikult, neid ei tohiks ka kaasata nagu tööle, aga
nad ise tahtsid, et need 3 ja 5 aastased, seal on alates 3. eluaastast, et nad ise tahtsid tapeeti kiskuda maha ja värvida ja suuremad poisid panime laudu lihvima. Ja me mõtlesime ka, et vaatame, kaua see seisab. Ja mina läksin aasta hiljem, teised käisid vahepeal ka ja kõik tapeedid olid puhtad, kõik lauad olid puhtad. Seda oli nagu nii tore vaadata, et ma arvan, et me õpetasime neile mingit rohkem kodutunnet, kui see võib-olla enne oli. See on ka selline, mis teeb nagu südame soojaks. Et kuidas sa motiveerid teisi inimesi või siis klubi liikmeid enda projektidega liituma? Või sul on enda klubivälised projektid, et inimesi kaasad, kuidas? Ma seda saladust ei saa siin öelda. Ma just mõtlesin, et välja saaks. Tegelikult on ikkagi, eelkõige on see inimese enda, seda ei saa õpetada võib-olla. See on enda energia ja tahe ja kuidas sa motiveerid inimesi ja no mingigi. Kui sul on huvi mingisuguse asja vastu ja sa räägid seda nii ehedalt ja ausalt, siis see tuleb. Et seda teiste motiveerimist ja tegelikult on see, et sa kuulad seda inimest, kellele sa räägid. Ükskõik, isegi kui me teistes klubides üritame liikmeid tuua tagasi aktiivselt klubisse osalema, siis tegelikult sa kuulad, mida see inimene tahab ja kindlasti sa leiad selles oma projektis väikese asja, mis teda võiks huvitada. Ja. Nii on. Siis inimeste aitamine on olnud Lionite tegevuse keskmes, et kas sa oled pidanud tegema ka selliseid raskeid otsuseid ja kuidas nendega toime tulla? Et sellised keerulised olukorrad on mõnel persoonil või siis suuremal grupil? Ja aitamine ei ole alati lihtne. Aitajal on, ma ütleks, mitte aitamine on 2 teraga mõõk, aga ma ütleks, et aitajal on vari. Väga raske on vahest öelda ära mingitele inimestele, et me ei saa sind aidata. Jah, see on teema tõesti. Et tihti me üritame suunata edasi või oma kogemuse baasil, kuhu ta võiks pöörduda. Et meie käed paraku me ei ole miljonärid, et me käed ei ulatu, eks ole. Ja me kindlasti ei hakka muutma võib-olla riigi ja haigekassa seadusi näiteks. Ja selleks on õnneks mõned teised organisatsioonid, kes tegelevad ka väga raskete haigetega ja koguvad üle Eesti ka sinna raha, aga aitamine iseenesest, ta teeb tugevaks, sest sa oled pidanud puutuma kokku selliste probleemidega, mille juures ma võib-olla muidu ei oleks kokku puutunud. Et kui me alustasime näiteks Diakoonia haiglaga, kus on nende sünnipäevade, patsientide sünnipäeva tähistamisega ja sa tead, et selle patsiendi sünnipäev on kõige viimast korda. Iseenesest on see väga kurb, aga kui sa tead, et sa tema sünnipäeval tulid terve pundi naistega ja laulsite ja meil oli ooperilaulja ja meil on olnud kitarr kaasas ja sa pakud sellele voodihaigele ja see viimane patsient, kes oli, ütles, et issand, ma ei oleks elus uskunud, et ma veel näen selliseid noori naisi nagu laulmas mulle ja tema oli 2 korda minust vanem, et alguses on see väga raske, et sa lähed istud esialgu autosse ja sul lihtsalt pisarad voolavad, aga see teeb sind nagu tugevaks ja teiseks ma arvan, et see on elu osa ja me peame õppima neid inimesi ka väärtustama ja me ei tohiks salata maha seda, et need inimesed on kuskil olemas, et oi, see on minu jaoks nii kurnav, et ma ei lähe sinna. Et see on üks õppetund, ma arvan, minu ja ma arvan ka paljude teiste heategijate jaoks. Et alati ei ole lihtne. Aga teeb tugevamaks. Ja avardab ilmselgelt silmaringi ja koju minnes oled sa 10 korda tänulikum.
on nii tähtis. Ja see on tore. Aga oled olnud juht nii Lions liikumises kui ka oma tööelus, et milliseid sarnasusi ja erinevusi oled märganud nende kahe juhtrolli vahel? Kui sa oled ettevõtte juht või sa oled suures firmas, suures ettevõttes mingi osakonna juht, siis sa oled suhteliselt üksik hunt tegelikult. Ükskõik, kas sa juhid selle ettevõtet, sa oled selle omanik, sa ei saa rääkida oma murest ei ülemusele ega alluvatele, aga Lions liikumises või heategevuse liikumises ma ei ole juht, ma olen liider. Ainus, mida mina teha saan, on sütitada inimesi, nende energiat, nende entusiasmi, kuidagi meelitada nad sellele tahtmisele ja tulemusele. Ja meil ei ole selliseid, isegi kui ma olen klubi president, siis tegelikult meil ei ole alluva ja juhi, eks ole, sellist reguleeritud suhet. Ja meil ei ole seda ja selles mõttes on see heategevus ikkagi puht sinu energial presidendi või kuberneri või piirkonnajuhi energial püsiv kooslus. Et ettevõttes sa saad teha mingisuguseid konkreetseid asju ja saad teha käskirju ja juhiseid ja nii edasi. Heategevusorganisatsioonis sa seda teha ei saa ja sa saad tunduvalt kiiremini tagasisidet iseenda isiksuse kohta, kui sa võib-olla oleks seda tahtnud. et seda nagu kindlasti ja see ongi see, miks mulle meeldib ennast nagu arendada ja proovile panna, et minna sealt edasi. Aga eelkõige on see, et sa saad hullult palju tutvusi. See on väga äge. Aga juhtimine on mingit moodi erinev. Oskad sa veel mõnda välja tuua oma tööalaselt midagi? Tööalaselt sul on väga konkreetsed kokkulepped, et eks ole, ma viin oma toote sinna müüki või on sellised. Heategevus ja klubina sa ei saa alati eeldada, et see inimene, kes lubas neid asju teha, ka ära teeb, eks ole. Ja et sul ei ole nagu sanktsioon, et oi, ma lasen su lahti või ma ei tea, võtan palgast maha, eks ju. Et sa pead kuidagi väga palju diplomaatilisem olema kui ettevõtte juhina, ma arvan. Et sa pead siis ka olema diplomaatiline ettevõtte juhina, aga vabatahtlike juhtimine nõuab minu meelest isegi veel suuremaid oskusi, juhi oskusi. Aga jah, muresid on ka kindlasti rohkem, kui sul on töötajad ja... Ja siis vabatahtlikud, me ei saa ju öelda, et sa pooldad seda või sa pooldad seda tegevust, et kõigil on oma eelised ja kõik võivad neid teha. Ja seda nagu targalt juhtida ja ka poliitiliselt Lionitel ei ole ju erakondlikku kuuluvust, et isegi kui ma kuulun erakonda, siis klubi tasandil, klubi õhtutel neid ei arutata kunagi. Ja muus maailmas Eesti ei ole võib-olla ja see küsimus, aga muus maailmas ka usu teemasid ei arutata selles piirkonnas. Kuidas on Lions liikumisega liitumine ja selles osalemine sind isiklikult kujundanud? Ma arvan, et 20 aasta jooksul inimene muutub niikuinii väga palju, aga mõndades asjades ma olen kindel, mul ei oleks olnud julgust minna küsima täiesti võõra inimese käest, et kas sa vajad abi, näiteks ratastoolis inimese käest. Viimati oli Augusti Bluesil sealt väravast läbiminekutel, mitte keegi, kõik kõndisid mööda, mitte keegi ei aidanud seda inimest, tal oli eraldi see värav. Ja siis ma küsisin, et kas te vajate abi ja siis ta ütles, et naisterahvas, et et kas te võtaksite mu käekotis selle ja selle. Siis ma ütlesin, issand, ma ei ole mitte kunagi elus mitte kellegi ühegi naise käekotis käinud. Aga sa teed seda. Ja ma arvan, et sellist asja ma ei oleks muidu teinud. Ma ei oleks võib-olla julgenud minna küsima ja täna seisab ratastoolis Järve Selveri ääres meesterahvas ja ma lähen poodi, ma läksin hästi korraks ühte asja võtma, tulen tagasi, ta on ikka veel seal, vihma sajab. Ma küsisin, kas sa vajad abi, et minu auto ei võimaldanud tema ratastooli kõik peale võtta, sest ütles ei, et ta kutsub takso, et ta juba kutsus takso ja nii edasi, et ta saab sellega, et neil on sellised taksovõimalused ja nii edasi. Et hästi palju julgust
ja ka inimeselt küsida, et millist abi ta vajab. Et tegelikult ei ole nii, et ma eeldan, et vaat see inimene, paljulapseline võiks vajada seda. Tegelikult seda õpitud abitust on hästi palju ja ma olen õppinud võib-olla ka nagu vahet tegema. Ma olengi õppinud vahet tegema, et kus jookseb see piir. Et inimeselt võiks küsida ise, millega mina saan aidata, et sa ise saaksid homme ennast aidata. Ja. Et need asjad on eelkõige ja muidugi keel. Kui me täna, sa võid olla Lion lihtsalt oma klubis, aga sa võid minna ka suuremaks, sa võid olla ainult 20 klubi liikme jaoks olemas, aga sa võid olla terve Eesti jaoks olemas, sa võid olla ühe piirkonna jaoks olemas ja ma täna olen ka Põhjamaade jaoks nagu rohkem olemas ja saan sealt hästi palju tagasi, hästi palju tutvusi ja vahepeal ma reisisin USAs hästi palju, ma sain sealt hästi palju tutvus. See on nii palju, kui sa ise tahad võtta. Et keegi sunni, aga sul on võimalus võtta sealt tohutult palju. Viimaseks küsikski, et kuidas inimesed saaksid liituda ja miks nad peaksid liituma Lions klubiga? Siis mitte võib-olla ainult Revali. Jaa. Et täna ei ole Lioni kuidagi selline organisatsioon, kuhu tohutult valitakse inimene, siis eeldus on ikkagi see, et sa tahad koos teiste inimestega koostööd teha ja midagi head teha ja kogukonda panustada või sul on mingi oma mõte. Aga kõige lihtsam on kirjuta meile enda tutvustus ja kus sa elad, siis me oskame ehk suunata millisesse klubisse ja liitu lihtsalt kirjutades meile liitu@lions.ee. liitu@lions.ee. Hästi lihtne. Et mitte midagi keerulist. Kirjuta paar sõna endast, mis sind huvitab ja võib-olla kirjutaksid milline heategevusgrupp sind huvitab. Või kus kohas? Ja asukoht, eks ju. Et siis oskab ka suunata, millises klubis rohkem sellise asjaga tegeldakse ja nii edasi. Et väga lihtne. Aga miks liituda? Selleks on miljon põhjust. Alustades sellest, et sa saad tohutu ägeda seltskonna, nende inimestega, kellega mina olen täna 20 aastat klubis olnud, osadega vähem, osadega rohkem, meil on ka uusi liikmeid. Ma ei oleks mitte kunagi elus saanud tuttavaks sellistest eluvaldkondadest, millega ma päris elus oma töö või eraelus kokku ei puutu. Meil on väga kirju ja äge seltskond ja lisaks siis Eesti piirkonnas ma saan selliseid tutvusi, selliseid inimesi, ma saan selliseid väärtusi ja tõekspidamisi, mida ma poleks nagu võib-olla muidu sattunud. Ikkagi inimestel on oma ülikooliaegsed sõbrad, oma keskkoolisõbrad, oma naabrid, oma peresõbrad ja rohkem sellega nagu asi piirdub. Aga see, et sa saaksid ka suurema ja laiema ja teiseks on see kogemus, et kui need klubid vahetavad omavahel, et me tegime seda ja meil läks nii ja tehke seda teistmoodi ja ma ei räägi ainult Eestis, vaid ka Põhjamaade ja teistega vahetades kogemusi. Te saate füüsiliselt nii palju tihti kokku. Ja Põhjamaadega täna on kõik peale seda Covidit väga veebikaari on, et meil on ikkagi väga tihti selliseid suhtlusi ja kui jääb veebinarist midagi veel kellelgi küsimärke, siis tihti mulle kirjutaks, kuule, aga räägime sellest uuesti. Et see annab väga, väga palju. See on tõesti lisaväärtus, et lausa nagu te saate me saame omavahel kokku ja organiseerime üritusi selle jaoks just. Ja kui mina olen nagu soomekeelses ka koolis käinud, siis täna ma ei ole vaadanud Soome televisiooni vist 15+ aastat ja nüüd ma suhtlen Soome klubidega, et ma saan tagasi oma keelepraktika. ja inglise keele praktika. Aga siis liigume siit täitsa lõpupoole, et kas sa soovid midagi lisada või mõtteid jagada kuulajatega? Veel? Ei oskagi öelda, et kui kellelgi on selline mõte, et ta ei tea, kuhu suunas liikuda, siis tegelikult see klubisse tulek ongi see, et iga klubi on oma nägu ja kui ei meeldi üks klubi, tuleb mine vaata teist klubi, et sa võidki tulla 1-2 korda olla selles ühes klubis, vaadata seda õhkkonda
millega nemad tegelevad, kas see sulle sobiks, kas see sulle meeldiks. Ja kui see ei ole päris see, et kindlasti mine vaata mõnda teist klubi, sest mõnes teises klubis on hoopis teine õhkkond, hoopis teine atmosfäär. Ja ma olen kindel, et sa leiad sellise keskkonna, kus sa 20 aastat hiljem ütled, et ma ei kujuta oma elu muidu ette. Jah, aga siinkohal suur tänu, et jagasid oma pikaajalist kogemust Laiani liikumises. See oli Eesti Laianite podcast Lahkus loeb. Suur aitäh kuulamast, vaatamast. Peatse kohtumiseni. Nägemist.